Teate, siin ei pea täna isegi silmi väga lahti hoidma, et häid soodustusi leida, sellepärast et ükskõik kuhu suunas vaatad 20%, 50%, protsendid igal pool ja inimesed muudkui shoppavad. Joped, kõik juba jõulukingitused mõeldakse, et jopedega kaasnevad ka kindad, teksapükse ja on ka varem käidud siis vaatamas asju ja on ka siis meelde tuletatud, et võiks tagasi tulla. Täna on ju must reede, ma vaatan, teil on ka juba esimesed kotikesed käes, mis siis shopatud sai? Üht-teist ikkagi, midagi näed, siis ikka tundub, et läheb tarvis. Kas siis sellepärast, et soodne on või sellepärast, et ikkagi päriselt läheb tarvis? Päriselt läheb tarvis. Seda ma ei rakenda, et lihtsalt soodne on. Aga tore, kui mõlemad kokku satuvad. Must reede on ettevõtete jaoks hea võimalus suurendada läbimüüki, aga ka selleks, et tühjendada enda ladusid. Musta reedet venitatakse üha pikemaks, et nüüd on juba must november. No USAs hakkab tegelikult see juba musta oktoobriga ja Eestis on ka kauplusi, kes alustasid musta reede müüke juba oktoobri lõpus. Nii et konkureeritakse siis selle tarbija rahakoti peale ja vaadatakse, et saadakse jaole enne teisi. Ma tean, et paljud kaupmehed ja võib-olla ka paljud keskused võtavad seda musta nädalana. Ma isiklikult ütlen, et minu arust on see natukene selline selle ostuhulluse positiivse poole nagu solkimine. Kui tavalisel keskmisel reedel külastab Ülemiste keskust ligi 17 000 inimest, siis mustal reedel oodatakse siia poole rohkem ostjaid. Käibed võivad muidugi kauplustel väga erinevad, et mõni kauplus teeb, saab 20% suurem käibe, on ka õnnelik, eks ole. Aga ma olen kuulnud ka, et mõni müüb siin 3-4 korda rohkem kui tavareedetel. Ma arvan, et meil ei ole kindlasti sellist olukorda, võib-olla nagu USA-st oleme näinud piltide peale, aga pigem see hullus on midagi, mis on inimeste peades ja see on tegelikult midagi, millega me peaksime tegelema, sellepärast, et see paneb inimese psühholoogilise surve alla. Praegu peab ostma nii palju pakkumisi, kõik ostavad, näed, seal on järjekord. Mis siis nende soodushindade fenomeni taga peitub? Miks me poodidesse jookseme? No eks inimene on selles mõttes karjaolend, et kui kõik jooksevad, siis tema jookseb kaasa. Ehk kui kõik jooksevad järelikult, peab olema saada midagi sellist erakordset, midagi väga head. Ehk siin tekib natukene see FOMO tunne, ehk siis ilmajäetuse tunne, kui ma nüüd ei lähe, ma saan kõrgema hinnaga. Samas, Citadele Panga uuring näitab, et Balti riikides ei ole mustreede massiline tarbimispidu. Pigem kasutavad inimesed sooduskampaaniaid selleks, et osta asju, mis on muidu päris kallid ja mida nagunii oli plaanis lähiajal osta. Seda mõtlemisviisi toetab sel aastal ka Viru keskus. Meil on selline intrigeeriv sõnum, mis just nimelt paneb inimesi korraks seisatama, mõtlema ja seejärel ütlemegi, et eelista kvaliteeti. Meie huvi on, et inimesed mõtleksid läbi oma ostuotsused, teeksid nimekirja, päriselt võtaksid midagi poest, mida tal on vaja, mida ta on ammu armastanud ja süveneksid kvaliteeti. Et just enne ka mul üks klient käis, meil on nüüd bränd number 8 tulnud, siis Eesti bränd siia ja on varem tutvunud sellega, mis talle väga meeldis, aga kuna siis on soodustust ja on kõik rõvedad hinnad, siis täna tuli ja ütles, et ostab ära ja tegigi siis suure tšeki meile juba. Aga kas soodushinna taga peitub alati ka kõige soodsam hind? I always check what is necessary and then I compare the prices. Black Friday, often the prices rise before and then they do a huge discount, but in the end the prices are the same. Küll aga tehakse selliseid keeruliselt mõistetavaid kampaaniaid või ütleme, kus ei paista see lõks nagu otsekohe välja. Näiteks täna Stockmannis on kõik kaubad, enamus kaupu muidugi teatud välistustega, on -20%. Samas jällegi võtame Stockmanni kupongid, mida ta saadab püsiklientidele kataloogide vahel ja need on täpselt samamoodi 50 eurot ostad, 10 eurot saad alla. Aga täna pead ostma 70 euro eest, eks ole, siis saad selle sama 20% sealt alla. Ehk siis igaüks otsustab ise, et kas see on siis hea diil või pigem peibutuspart. Oli ju mingid aastad tagasi, kui siin teatud ehitusmaterjalide kauplused hakkasid tegema siin soodushindu, et tõstsid nädal 2 või 6 aega nagu hinna üles ja siis lasid tegelikult normaalsele tasemele ja väitsid, et see on nagu soodushind, eks ole. Et selle on nüüd nagu seadusega nagu piir pandud, et kas seda nüüd alati jälgitakse, et see on küsimus, et kas seadusandja suudab alati seaduse täitmist jälgida, aga üldiselt on ikkagi, kui me võtame praegu nagu reeglina ikka, kui on allahinnatud, siis on allahinnatud.